Veebruari alguses käis meil muusikakoolis külas Kirill Ogorodnikov ja ta andis meile meistriklasse. Meistriklassides käisid minu õpilased ja teiste meie kooli õpetajate õpilased samuti. Mis asjad kõlama jäid põhiliselt? 3 asja. Peab saama vasaku käe sõrmlauale lähedale. Paljudel see mure on, et sõrmed on nagu niipidi. See käsi on natuke nii. Ja siis kui on vaja saada siia 4. või 3. sõrme, siis käib selline suur võimlemine. Ja teine asi ka see, et sõrmed. Kui sõrmed on kuskil nagu kaugel, siis on raske mängida kiireid asju. Siit on vaja saada siia ja siin olla lihtsalt keeltele lähedal. Ja kuidas seda saab? Ma kohe hakkasin ise lahendusi otsima mõtlema, siis mõtlesin välja lemmikharjutus number 4. Ja see on siis nii nagu ikkagi neile see lemmikharjutus käib. Aga seal on paar sellist uut asja, mis just rõhutavad seda, kuidas saada käsi otsaks ja siis sõrmed hästi sõrmlaugu kohale hoida ja harjutada seda. Selleks, et lemmikharjutus number 4 õppida, olen teinud täitsa uue video ka. Nii et mine vaata seda videot. Teine asi, mis mulle jäi meelde ja mis on hästi lahe, on dirigeerimine. Mida see tähendab? On see, et paljudel on raske mõista kuidagi neid rütme ja meetrumi ja rõhkusid. Ja kuidas seda paremini teha? Mõnikord on see, et jah, et loed 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 või 1, 2, 3, 1. Aga kuidagi see visuaalselt kaasa dirigeerimine, näiteks nagu laulmine, see aitas palju. Et seda kuidagi meetrumi paremini tunnetada, et see lugu püsiks samas tempos või ei voolaks. Sest just on see, et kui keskenduda igale löögile eraldi, siis tempo paneb kuskile minema ära ja see on hästi raske. Löök, 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 löök. Tihti hakatakse nagu kiirustama tänu sellele. Aga ongi see, et kui ma nagu 2, 1, näiteks selle 3 peale löögis. Ja paljudel muudel lugudel oli ka sellest hästi palju nagu abi. Ja keerulisemad on just nüüd 3 peale taktimõõdud. Seal ka tihti peale lahenes asi just siis, kui see läks nagu takt ja takt. Ta, 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 ta. Ja 3. asi, mis kõigil on oluline, kõigil mängijatel, tuleb võtta endale rohkem aega sättimiseks. Lähme lava peale, võta aega, säti ennast paika. Et ei ole kiiret. Istun, sätin asendi, sätin pilli, sätin käe, otsin, kontrollin, mõtlen oma loo valmis, mis ma hakkan mängima. Võib-olla kuulan paar takti seda peas. Panen nii-öelda meetrumi käima oma peas ja siis hakkan pihta. Ja võt seda aja võtmist on vaja harjutada, sest muidu tehakse seda liiga vähe ja jääb kas asend sättimata või hakkad looga pihta ja komistad kohe, sest sa ei mõelnud rahulikult lugu läbi enne. Üldkokkuvõte on see, et hästi-hästi palju abi oli Kirillist ja nii palju toredaid nippe individuaalselt said kõik õpilased ja mina ise õpetajana sain mitu toredat kasulikku asja juurde, mida ma kindlasti kasutan ka oma õpetamisel. Rahule jäime kindlasti.